Tere siis uuesti kõikidele, et alustame küberturbe taseme tõstmise infopäeva. Minuga koos on Natalja Zinovjeva Justiits-Digiministeeriumist ja Lauri Tankel Riiast. Lisaks siis ka EISi enda inimesed, mina olen Kadrin Randpuu ja Marge Veeranna. Ja me püüame siis tutvustada toetuse tingimusi ja taotlemist. Kõigepealt ma annan sõna Natalja Zinovjevale Justiits-Digiministeeriumist sissejuhatuseks ja tutvustuseks, et mis toetusega üldse on tegemist. Ole hea, Natalja, jätka. Tere kõigile ja aitäh, et olete täna infopäeval osalemas. Mina olen Natalja Zinovjeva Justiits- ja Digiministeeriumist ning minu eesmärk on anda lühike ülevaade sellest, miks Justiits- ja Digiministeerium kübertaseme meetme lõi ning millist laiemat eesmärki see Eesti küberturvalisuse vaates täidab. NIS2 direktiiv on võetud Eesti seadusandlusesse küberturvalisuse seaduse muudatusega, mis jõustus 1. jaanuaril. Ja sellega lisandus Eestis hulk uusi kübersubjekte ning tekkis küsimus, kuidas aidata neil nõudeid täita niimoodi, et küberturbe tugevdamise nõue ei jääks ainult regulatiivseks kohustuseks. Ning kübertaseme meede ongi loodud selleks, et seda üleminekut toetada ning on suunatud uutele kübersubjektidele, keda juuni lõpu seisuga on arvestuslikult 472 tükki. Nagu me kõik teame, et küberturvalisuse tagamine ei ole lihtsalt nõue, mida tuleb täita, vaid see on ka võimalus ja võimekus hoida oma teenused, kliendid, usaldus toimumas ka siis, kui midagi läheb valesti. Ja lõppkokkuvõttes kaalu peal on kogu meie riigi vastupidavus. Siin slaidi peal on taotleja ehk 6 kübersubjekti juriidiline sõnastus. Kui te teate, et teie organisatsioon kuulub uute subjektide hulka, siis palun kontrollige üle, kas vajalik teavitus on RIA-le esitatud, kas kontaktandmed on korrektsed. See on vajalik eeskätt, kui toimub midagi kehvasti ja olulise mõjuga intsidentist on vaja teavitada ja RIA-ga kiiresti infot vahetada. Juhul, kui te täpselt ei tea või te kahtlete, kas te olete uus kübersubjekt või mitte. Ma tõin selleks juhuks slaidile RIA e-posti aadressi, mille kaudu saate vajadusel seda üle täpsustada. Ja edaspidi on meil plaan teha eesti.ee portaali bannerteavitused ettevõtjatele, eks edaspidi saab seda informatsiooni natukene lihtsamini ja sellise ühise portaali kaudu vahetada. Kuna uute kohustuste täitmine tähendab subjektidele ka päris tööd ja sageli ka põhimõtteliselt teile kulusid, siis me jõuamegi toetuse eesmärgini. Toetuse eesmärgil ongi 2 poolt, et ühelt poolt täidata küberturvalisuse seadusest tulenevate nõuete kiiremale täitmisele ja teiselt leevendada teile nõuete täitmisega seotud kulusid. Aga kas NIS2 ülevõtmine on ainukene põhjus küberturbe tõhustamiseks? Statistika ütleb, et see ei ole ainukene põhjus. Küberrisk kahjuks ei ole mingi abstraktne tehniline risk, vaid see on väga reaalne majanduslik ja ühiskondlik mõju. Ja nagu teame, küberintsident ei küsi ka, et kas tegemist on suure või väikse organisatsiooniga, vaid ta küsib, kas mõni uks on lahti. Ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul Euroopas küberkuritegevuse majanduslik mõju on keskmiselt 0,84% SKP-st, mis Eesti jooksvates hindades tähendab umbes 300 miljonit eurot. Nii uute tehnoloogiate tulekuga ja teistel põhjustel mõjuga intsidentide hulk kahjuks aina kasvab, erinevate pettuste laviin kahjuks ka
nii et küberturvalisusse investeerimine, see ei ole lihtsalt kulu, see on kahju ennetamine, usalduse hoidmine ja ka teenuste toimimise kindlustamine. Oleme meetme disainimisel võtnud arvesse eelmise meetme, siis küberpööremeetme kogemust ning lisasime ebakülglike tegevuste hulka ka auditeerimist ja lõppkokkuvõttes sellest praegu avanevast meetmest on võimalik rahastada 3 tüüpi tegevust, teekaardi koostamine, arendustegevuste elluviimine ning ka arendustegevuste auditeerimine. Meetme taotlusvoor avaneb eelduslikult 2 nädala pärast 31. augustil ning eelarve kokku on 2,64 miljonit eurot. Aga minu poolt on lühidalt kõik. Tänan teid kuulamast, soovin teile sisukat, praktilist ja väga põnevat infopäeva. Aitäh! Räägin siis küberturbe teekaardi tingimustest ja õiguslik raamistik sellele määrusele on siis küberturbe taseme tõstmise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord. Tegemist on siis Justiitsdigiministeeriumi meetmega ja rakendusasutus ongi Justiitsdigiministeerium ja EIS on siis rakendusüksus, kes tegeleb siis alates taotlusvoorude ettevalmistamise kuni siis taotlusteni ja pärast ka aruannetega ja loomulikult ka toetuse maksmisega. Miks see toetus on siis ellu kutsutud, et eelnevas ettekandes räägiti seda, see on siis seotud sellega, et aastal 2026 1. jaanuaril muudati siis küberturvalisuse seadust ja selle seadusega seoses tekkisid kohustused uutele juriidilistele isikutele ehk siis uutele subjektidele. Selle määruse eesmärk siis aidata siis neid küberturvalisuse seadusest tulenevad NIS2 nõudeid uutel siis organisatsioonidel ellu viia. Ja NIS2 on siis küberturvalisuse direktiiv, Euroopa Liidu direktiiv, millega siis need nõuded tekkisid. Toetus on riigi abi, VTA tähendab siis vähese tähtsusega abi ja siin on siis piirmäärad, et nii nagu ka muudes toetuses kuni 300 000 eurot viimase 3 aasta jooksul ja arvestatakse siis kogu kontserni. Erinevalt siis teistest toetustest saab siin olla ka toetuse saaja põllumajandussektoris või kalandus- ja vesiviljendussektoris tegutsev ettevõte. Nendel on siis erinevad toetuse määrad, siis vastavalt 50 000 ja 40 000. Meile teadaolevalt on neid sihtrühmas siis tegelikult üksikud. Ja sihtrühm on siis seadusega siis ette nähtud teenuse osutajad või domeeninimede registreerimise teenuse osutajad, kellele siis hakkasid küberturvalisuse seadusest kehtima nõuded selle aasta algusest. Et siin on meil juba olnud varasem küsimusi, et tegelikult on need nõuded kehtinud ka paljudele teistele juriidilistele isikutele juba varasemalt, et kas nemad saavad ka tulla toetama, siis kahjuks selle toetuse raames nemad ei saa tulla. Et seetõttu on meil toetuse saajate ring piiratud ja meile teadaolevalt on neid 472 juriidilist isikut. Et kuidas nagu Natalja rääkis ka, aga võib-olla ma siis nagu rõhutaksin siin veel üle, et kuidas siis nagu teada, et kas teie ettevõte või asutus on siis selles ringis, on ju. Et loomulikult tuleks vaadata siis seadust, küberturvalisuse seadust. Ja Natalja soovitas pöörduda ka siis RIA poole infomeilil, aga tõenäoliselt, kui te olete ennast registreerinud ka RIAs uueks subjektiks, et siis on teil õigus tulla meile taotlema. Mõned olulised terminid, millest me siis, mis seda nagu toetust ja nagu reguleerivad ja millest me peame nagu rääkima,
on küberturbe taseme tõstmise teekaart, mis on selline keskne dokument kogu selle toetuse kontekstis. Ja ka üks tegevustest, millele me toetust anname, mida ma tahaksin rõhutada, et selle teekaardi peab siis koostama ekspert, kellel on rahvusvaheliselt tunnustatud infosüsteemide audiitori kutsetunnistus. Ja roosase kasti on see ka üles loetud, kes need siis saavad olla ja millised kutsetunnistuse toetuse tingimuste on siis need, mida me saame aktsepteerida. Ja mida siis toetatakse? Toetatakse taotleja küberturbe taseme tõstmise teekaardi koostamist, siis teekaardi järgseid arendustegevuste elluviimist ja arendustegevuste auditeerimist. Ja oluline on nüüd siin see, et meil on 2 taotlusvooru. Et see esimene taotlusvoor ongi küberturbe teekaardi koostamise taotlusvoor ja saab siis küsida küberturbe teekaardi jaoks ja üks taotleja üks kord. Tegemist on kindlasummalise maksega, see fikseeritud summa 5000 eurot ja seda teekaardi saab koostada siis kuni 6 kuud. Samal ajal ei saa küsida toetust siis auditeerimisele ega arendustegevustele, et see teekaart peab olema siis eelnevalt, see projekt peab olema lõppenud. Teine taotlusvoor on küberturbe arendus- ja auditeerimise taotlusvoor ja selles taotlusvoorus saab küsida arendustegevustele ja saab küsida ka auditeerimisele. Ja erisus on siin veel see, et tegelikult saab küsida ka ainult arendustegevustele, need ära lõpetada ja tulla uue taotlusega auditeerimise jaoks. Selle projekti periood on siis 12 kuud aga oluline on, mis siin tuleb silmas pidada, on see, et nende arendustegevuste aluseks on metoodikale vastav teekaart. Ja metoodikale vastav tähendab seda, et see metoodika on meil avaldatud juba kodulehel, see on RIA poolt koostatud ja selle teekaardi peab olema siis koostanud vastavalt kvalifikatsiooniga siis ekspert. Nii nagu ka selles teekaardi taotlusvoorus. Selle elluviimise periood on siis 12 kuud. Tegemist on jooksva taotlemisega kuni eelarve ammendumiseni ja projektid peaksid olema ellu viidud hiljemalt siis 31. detsember 2027. Lisaks siis vähestähtsuse abi reeglistikust kehtivad taotlejale siis ka sellised nõuded, mis on üleselt, et taotleja ei tohi olla siis likvideerimisel, lõpetamisel, ei tohi olla maksuvõlgu koos viivistega enam kui 100 eurot või need on ajatatud. Maksudeklaratsioonid, majandusaasta aruanded, esitamise kohustus peab olema täidetud. Varasemalt tagasi makstud ja esindajal ei tohi olla siis seadustikus kehtivaid karistusi. Mida me siis toetame? Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud. Et kehtivad sellised üldised printsiibid, et nad peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud ja tekkima siis abikõlblikkuse perioodil. Ja kui minna nüüd täpsemaks, mida me siis toetame, siis me toetame siis küberturbe taseme tõstmise teekaardi koostamist ja see on fikseeritud summa 5000 eurot ja tingimusena on siis see, et ta peab olema siis koostatud kvalifitseeritud audiitori poolt. See oli esimene taotlusvoor. Teine taotlusvoor, kuhu saab siis tulla teekaardi järgsete arendustegevustega ja arendustegevuste auditeerimisega, et seal me toetame siis organisatsiooni ja protsesside arendamisega seotud kulusid, nõustamise analüüsi ja ekspertiisiteenuste kulusid, juhtkonna töötajate
ja töötajate koolituskulus seotud küberturvalisusega ja materiaalse ja immateriaalse varad soetamisega, mis on vajalikud siis, et oma küberturve tasem tõsta. Ja lisaks on meil siin selline võimalus, et nendest arendustegevustest siis kuni 20% hüvitatakse ühtse määrana, ehk siis nende kohta ei pea kuludokumente esitama ja see on mõeldud projekti juhtimise kulude hüvitamiseks. Arendustegevuse auditeerimise teenus on kindlasummaline makse ja seda me saame toetada kuni 20 000 eurot. Nii. Ja tõin siin ka mõned näited, et mida siis selle toetuse raames siis käsitletakse materiaalse ja immateriaalse varana. Näiteks turvalised serverid, andmesalvestusseadmed, tulemüüriseadmed ja nii edasi, et need slaidid jäävad vaatamiseks ja tegelikult on see info ka kõik toodud vähemalt kodulehel. Seoses nende abikõlblike kuludega on alati ka kulusid, mida ei saa toetada, ehk siis mitte abikõlblikud kulud. Ja siin on terve pikk nimekiri, mis on ka tegelikult suhteliselt tavapärane. Rõhutada tahaks siis, et seotud isikutega tehtud tehingud ei ole siis toetatavad. Seotud isikud on siis näiteks abikaasa, elukaaslane, pereliikmed, äriühingud, mis kuuluvad samasse kontserni või mille isikutel on valitsev mõju, et see mõiste tuleneb siis tulumaksuseaduse paragrahv 8. Muud asju ma võib-olla ei hakkakski rõhutama, amortisatsioon ei ole, kindlasti ei ole sularahamaksed ei ole ja ka alla 100 eurosed kulud ei ole hüvitatavad. Toetuse määr, et 5000 eurot projekti kohta, mis me räägime siis teekaardi koostamisest, et toetuse määr on 100%, see on fikseeritud summa, aga arendustegevuste ja auditeerimise puhul on toetuse määr 50% kogumaksumusest. Taotluse vastuvõtmist me planeerime avada 31, ei ole meil ametlikult kinnitatud, aga praegune plaan selline on, et loodame see ka õnnestub. Taotlusi saab esitada siis jooksvalt, see tähendab seda, et ei pea olema kohe kindlasti ukse taga kell 9.01, et ilmselgelt eelarvet jagub. Eelarve maht on 2,6 miljonit kõiki tegevuste peale kokku. Meil on tehtud mingi indikatiivne jagamine, mis on selline võib-olla natukene tehniline, et tulenevad siis vajadusest saame siin teha jaotusi. Ja taotletakse e-toetuse keskkonnas, mis on siis läbivalt kõikide toetuste puhul. Ja mida tuleb siis esitada lisaks, et sellest räägib Marge Veeranna, kes tegeleb siis taotlemise teemadega. Tere ka minu poolt. Ma jätkan siis dokumentidega, mida tuleb esitada, et toetust taotleda. Esimene taotlusvoor on siis teekaardi esitamiseks. Kõige olulisem dokument on siin see kutsetunnistus, et teekaardi koostaja kutsetunnistus, sellest oli siin eelpool juba juttu, millised need 3 kehtivat ja sobivat kutsetunnistust varianti on. Ja oluline jälgida ka, et teekaardi koostaja ei oleks taotleja volitatud esindaja, et taotleja peaks olema ikkagi see asutusettevõte, kes vajab selle teekaarti. Lisaks tuleb täita taotlusvorm e-toetuskeskkonnas. Teine taotlusvoor on siis arendustegevuste ja auditeerimistegevuste elluviimiseks. Siin on olemas teatud konkreetsed vormid, EISi poolt koostatud vormid, mis tuleb täita ja taotlusele lisada. Esiteks projekti eelarve vorm. Ja projekti eelarve vormile on meil märgitud juba ette abikõlblikud tegevused. Aga te ei pea täitma siis kõiki eelarve vormis toodud tegevusi, vaid ainult need, millele te soovite ja vajate toetust. Eelarve peab olema detailselt tegevuste kaupa siis välja toodud ning iga kulurea lõppu tuleks märkida siis selgitus,
mille põhjal te olete saanud selle maksumuse. Käibemaksuga nii, et kui te saate käibemaksu riigilt tagasi küsida, siis palume koostada see eelarvetabel ilma Kui käibemaks on abikõlblik kulu, siis sisestage need numbrid koos käibemaksuga. Hinnapakkumise ja arendustegevuste puhul pole vaja lisada. Kui tegemist on auditeerimise taotlusega, siis sel juhul tuleb lisada 2 hinnapakkumist. Ja välja valitud hinnapakkumine ongi see eelarve aluseks, et seal nagu täiendavat selgitust lisada vaja pole. Taotlusele tuleb lisada ka EIS-i vormil tegevusplaan, seda sel juhul, kui taotletakse toetust arendustegevusteks. Samuti tuleb lisada juurde projekti liikmete eluloo kirjelduse. Taotlusvormil me palume välja tuua ka nimekirja siis meeskonna liikmetest ja nende rollidest, kuid eluloo kirjeldustes oleks siis vaja täpsemalt välja tuua ka nende kompetentside, me saaksime hinnata, et kas on tegemist siis kompetentse meeskonnaga, et see on üks hindamiskriteeriumites, üks alapunkte, mida me vaatame. Seetõttu on see väga oluline. Nii arendustegevuste kui auditeerimistegevustele toetuse taotlemisel tuleb juurde lisada siis metoodika, metoodikale vastavalt koostatud teekaart ja samuti koostaja kutsetunnistuse koopia või siis auditeerija kutsetunnistuse koopia. Ja ka siin on sama tingimus, et taotluses kirjeldatud projekti teenuse osutaja ega teenuse osutajaga töölepingu või töövõtulepingu sõlminud isik ei tohi olla taotleja volitatud esindaja. Selleks, et toetuse keskkonnas taotlust alustada, peaksite siis sisse logima sellel aadressil, mis seepool slaidil välja ei toodud ja peate valima siis õige taotlusvooru, et kui avate selle taotlusvooru nimekirja, siis seal avanevad kõik taotlusvoorud, mis parasjagu aktiivsed on. Et kui te hakkate sinna kastikesse kirjutama küberturbe, siis pakubki kohe välja need 2 varianti. Kui soovite teekaardi toetust, siis on küberturbe teekaardi toetus õige valik või kui arendus- ja auditeerimise tegevusele toetust, siis küberturbe arenduse ja auditeerimise toetus. Projektile peate kohe ka nime valima, samas seda saab ka veel lõpuni muuta, et kuni taotluse ära esitamisena on võimalik muudatusi teha projekti nimes. Taotleja tüüp täitub automaatselt. Taotlusvorm koosneb 9 lehest ja mille vahel saab siis taotlusvormi täitmisel vabalt liikuda. Samas kõik lehed teevad sellist järjestikulist kontrolli, et näiteks näitajate lehte saate hakata täitma peale seda, kui te olete sisulehel valinud valdkonna, et kuigi siis pärast saab nagu tagasi minna mingeid parandusi eelpool täidetud lehel teha, siis selleks, et järgmisel lehel hakata andmeid sisestama, peab olema eelpool lehtedel kõik salvestatud ja täidetud. Esimesele taotlusvormi lehele tuleb siis märkida juriidilise isiku nimi ja need muud andmed täituvad automaatselt, genereeruvad siis äriregistri andmete põhjal. Ja taotleja lehele saate lisada ka kõik isikud, kes peaks saama seda taotlust vaadata või muuta. Muuta ja vaadata saavad kõik isikud, sõltumata sellest, kas tal on esindusõiguslikkus või mitte, samas taotluse esitama peab see, kellel on esindusõiguslikkus. Ja kui on tegemist volitatud isikuga, siis tuleb lisada volitus sellele inimese kaardile juurde. Taotlusvormil on meil iga lahtri juures selline küsimärgikene. Sinna klikates saate abiinfot, mida mingisse lahtrisse peaks kirjutama. Et oleme toonud seal ka näiteid ja ma kindlasti soovitan neid abiinfosid vaadata. Ka meie kodulehele läheb taotlusvorm koos nende abiinfodega ülesse, et te saate ka enne sealt taotlusvormi avada, vaadata üle, mida kus vaja on või kuidas seda taotlust paremini ette valmistada. Ja muudatuste salvestamiseks ma soovitan vajutada ka vahetult salvesta mustalt. Siis sellisel juhul salvestub tekst automaatselt, salvestub automaatselt salvestamist ei tule.
Nii et kui te näiteks täidate mingit lehekülge ja teil tuleb telefonikõne ja jääb pooleli, siis soovitangi seda mustandi salvestamist kasutada, sest kui tuleb teil lihtsalt see töö, mis te olete teinud, kaotsi. Kui vajutate salvestaja jätka peale, siis tehakse automaatkontroll ja teil antakse ka teada, mis lehed või mis dokumendid on lisamata. Et kui see kõik puudust on kõrvaldatud, siis saab edasi liikuda järgmise lehekülje täitmisele. Projektide valikul siis kahel taotlusvoorul erinevad nõuded. Esiteks teekaart. Ja seal on tegemist ainult nagu vastavusnõuete kontrolliga, siis see toimub 20 tööpäeva jooksul, pluss siis päringute aeg, kui on küsimusi taotluse kohta. Ja seal hindamist ei toimu, tegemist on vastavuskontrolliga, et kui taotlus ja taotleja vastab nõuetele, siis saab projekt rahastust. Arendustegevused, nende puhul toimub siis hindamine komisjonis. Seetõttu on ka menetlusaeg pikem, et 30 tööpäeva pluss päringutele vastamise aeg. Ja kuna arendustegevused ja auditeerimine, kuna see on üks taotlusvoor, siis ka seal kehtib see 30 tööpäeva menetlusaeg. Samas auditeerimistaotlused ei läbi hindamist komisjonis, vaid jällegi, kui nad vastavad nõuetele, et kõik tingimused on täidetud nii taotleja kui taotluse osas, siis on võimalik taotlust rahastada. Kui taotletakse toetust ainult auditeerimise tegevusele, siis läheb see menetlemine kindlasti kiiremini, sest komisjoni etapp jääb vahelt välja. Kui on mõlemad tegevused ühes taotluses, siis tuleb ikkagi arvestada seal hindamiskomisjoni ajaga, sest iga taotluse kohta tuleb üks taotluse rahastamise või mitte rahastamise otsus. Arendustegevustel on siis 3 hindamiskriteeriumit, millest lähtuvalt taotlusi hinnatakse. Esiteks vaadatakse arendustegevuste kvaliteeti ja kooskõla metoodika kohase teekaardiga, see on kõige olulisem, 150% koondhindest. Teiseks vaatame eelarve kvaliteeti ja kuluefektiivsust, et kui realistlikult on hinnatud eelarvestatud siis arendustegevuste elluviimise. Eelarves annab 25% koondhindest ja viimane on siis taotleja suutlikkus projekti ellu viima. Ja seal siis vaatame ka meeskonna kompetentsi ja taotleja enda kompetentsi, võimekust projekti ellu viia. Hinnatakse skaalal 0–4. Ja rahastus saavad siis need, kellel on vähemalt 2,5 koondhinne ja ühtegi punkti ei ole hinnatud alla 2. Kui projekt on saanud raha, siis kaasneb teatud kohustuste hulk, mida te peate arvestama projekti elluviimisel. Kõigepealt arendustegevustest. Et kui asja või teenuse abikõlblik maksumus ilma käibemaksuta vähemalt 30 000 eurot või rohkem ja kui toetuse saaja ei ole riigihanke seaduse mõistes riigihanke kohustuslane, siis tuleb võtta vähemalt 2 sõltumatut hinnapakkumist. Siin tuleb jälgida ka seda, et hinnapakkumiste võtmisel oleks läbi viidud selline aus ja läbipaistev konkurents, et ei oleks seotud isikute vahelisi tehinguid, et kõikidele pakkujatele antakse võrdselt informatsiooni, et kui üks hinnapakkuja küsib mingit täiendavat infot, et siis seda sama infot jagatakse ka teisele pakkujale. Ehk selline ostumenetluse põhireeglit tuleks jälgida. Et ostumenetluse kohta on meil ka endal juhis, vertikaaljuhis tehtud, et selle me lisame kodulehele, siis saab jälgida sealt, et oleks nõuetele vastav ostumenetlus läbi viidud, et edukas pakkuja valitakse läbipaistval ja ausal moel. Toetajad peavad ka pidama eraldi raamatupidamise arvestust, et peab olema tagatud kulud ja rahastamine on selgelt eristatavad tavapärasest majandustegevusest. Nii omafinantseering kui toetuse kohta peaks tulemised raamatupidamisväljavõttest ülevaade neile. Ja
kõiki dokumente, nii hinnapakkumisi, sõlmitud lepinguid või muid raamatupidamise dokumente tuleb siis säilitada 10 aastat alates projekti lõppemisest. Kuna tegemist on riigi rahadega, siis on oluline ka jälgida teavitamiskohustust, et tuleb viidata nii kirjalikult kui suuliselt tekstis, et projekti on rahastanud Euroopa Liit. Samuti on meil siis Justiits- ja Digiministeeriumi ja EISi kaksiklogo selleks välja nii-öelda kujundatud ja selle link on meil, see on meil kodulehel olemas. Ma ei tea, kas ta hetkel seal juba on, aga kui ei ole, siis kohe lähiajal tuleb. Toetus makstakse siis esimese tegevuse ehk teekaardi koostamise puhul ja auditeerimise tegevuse puhul kindlasummalise maksena. Kulu- ja maksedokumente meil esitama ei pea, küll aga peab olema et tulemus, milleks toetus saadud. Ja nende 2 tegevuse puhul me sooviksime siis, et esitatud aruandega 2-poolselt allkirjastatud tööde üleandmise vastuvõtmise akt. See tagab selle, et ka et teie, kui võtate vastu selle töö, et te olete ise ka veendunud, et sellest on teil abi, et te selle pealt saate tulla arendustegevuste jaoks toetust taotlema. Jah, kui tegemist on kulupõhisega, siis et kuludokumendi minimaalne summa on 100 eurot, et seda tuleb siis arendustegevuste puhul jälgida. Ja toetust ei saa kasutada ettemaksu tegemiseks, et kulust makstakse välja tagasiulatuvalt, kui on tegevus ellu viidud. Vastava etapi tegevus siis, et aruandeid saab esitada vähemalt iga 4 kuu järel ja see, et 4 kuu jooksul tehtud tööd, et need peavad olema saavutatud, et projekti lõpptulemus ei pea olema arendustegevuste puhul veel saavutatud. Ja võib juhtuda ka, et teil on vajadus projekti muuta, siis on lubatud abikõlblikkuse perioodi pikendada, kuid siin tuleb siis jälgida seda, et tegevused peavad ikkagi olema ellu viidud siis antud aasta kontekstis järgmise aasta 31. detsembriks. Ja kõik muudatused tuleb siis meiega kooskõlastada ja muudatused peavad olema põhjendatud ja muudatuse jaoks tuleb esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud muutmistaotlus saata e-maili teel projekti koordinaatorile. Nii, minu poolt ongi nüüd kõik selline kiire ülevaade. Ja tere minu poolt ka. Mul hetkel, sa võid küll lõpetada jagamist, aga et ma vist olen nagu sellises staatuses siin, et ma hetkel ise ei saa jagada, et sa pead mind jagajaks tegema. Aga tegelikult ega mul ei ole siin nagu selle aja jooksul, ma võin siis lihtsalt korraks selle sissejuhatuse teha, et mis on RIA roll siin üldjoontes. Et RIA roll selle toetusmeetme osas on tegelikult suhteliselt lihtne ja tagasihoidlik. Esiteks, meie oleme see asutus, kus küberturvalisuse seaduse subjekt, uus subjekt, peab endast märku andma. Ja et siis, kui ta endast on märku andnud, et siis on põhimõtteliselt meie ettevõtlus innovatsiooni sihtasutuse kolleegidel võimalik siis selle pealt näha, et kas teie ettevõtte organisatsioon saab seda teenust tarbida või seda toetust tarbida või mitte. Ja et see on siis esimene punkt, kus on vaja seda asja ära teha. Ja teine on siis see, et me oleme valmis ehitanud ühe metoodika, mille alusel siis seda teekaarti on vaja siis koostada. Ja nüüd, kuna ma näen siin, et tegelikult meie nagu kuulajate seas on ka mitmed tegelikult teenusepakkujate esindajad, et siis me oleme teie olete võib-olla natuke rohkem kursis selle meie teenuse metoodikaga, sellepärast et on paar aastat tagasi oli meil sarnane toetusmeede, mille nimi oli küberpööre. Ja et küberpöördes oli siis meie olime kogu selle asja siis korraldajad, eks ju.
ja siis seal oli võimalik selle metoodika alusel siis teenust pakkuda väikeste keskmiste suurusega ettevõtetele ja et umbes sarnase metoodikaga see asi käis. Aga et selleks, et see oleks nagu nüüd teile kui taotlejatele, ma nüüd pöördun teie poole, kes te olete siin nagu võimalikult taotlejad, et võimalikult küberturvalisuse seaduse subjektid. Et siis see loogika käib selliselt, et kui teie olete nüüd huvitatud selle teekaardi loomisest, siis teie ülesanne või teie nii-öelda järgmine loogiline samm on selline, et te lähete võimalike teenusepakkujate poole ja siis küsite nende käest nii-öelda sellist teenust, et tervist, et kas te oleksite võimelised meile pakkuma teenust selle metoodika alusel, mis on siin kirjas. Jah, tõepoolest, seal on vaja veel lisaks ju nii-öelda ka küsida nende käest, et kas neil on olemas ka see nõutav selle nõutav kutsetunnistus ja et selle osas te peate ka nendega läbi rääkima, et leidma üles just selle teenusepakkuja, kellel on nõutav kutsetunnistus, aga et tegelikult see metoodika on siis natukene nii-öelda selles metoodikas ei ole midagi nii-öelda muud kui, et metoodika alusel antakse siis teile, teie ettevõttele siis niisugune ülevaade, et räägitakse, teenusepakkuja räägib teiega läbi, mis on nagu teile kehtivad nõuded, kas te olete pigem peaksite tegelema Eesti infoturbestandardiga, kas te pigem peaksite tegelema ISO standardiga või teile kehtivad hoopis need, mida me nimetame esmasteks meetmeteks ja et siis selle alusel siis saab teha nagu otsuseid, et millised nõuded ja kohustused, millised raamistikud ja standardid teie ettevõttel organisatsioonil vaja on. Selle järel seesama teenusepakkuja viib läbi teie IT-keskkonna turvalisuse hindamise. Need on sellised tehnilised testid, mis võib teha neid ka kaugelt, vaadata üle teie veebilehed ja teie IT-keskkonna välisperimeetri ja siis tullakse ka teie ettevõttesse, asutusse koha peale ja seal tehakse siis vajalikud tehnilised testid. Seega nii-öelda selle teoreetilise või metoodilise osa kõrval on siis seal kõrval ka praktiline ehk siis tehniline IT-keskkonna turvalisuse hindamine, mille tulemusena koostataksegi selline osa, mida nimetatakse siis teekaardiks. Teekaart on siis ka 1 aasta tegevuskava, mille alusel võite te siis minna ja taotleda teist taset, siis neid arendustegevusi ja nii edasi. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes, kui te olete siis küberturvalisuse seaduse subjekt, annate endast märku RIA-le kriitilise infra küberkaitse tiimile, siis leiate endale ühe teenusepakkuja, kes on valmis meie RIA metoodika alusel ja seda metoodikat võite ju rahulikult ka nii-öelda edasi anda, nii-öelda neid dokumente sinna saata. Ja siis nemad nii-öelda annavad teile hinnapakkumise ja et siis te saate esitada ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutusele siis kogu oma selle paketi ja taotluse, et saada kogu seda asi ära tehtud. Mis erineb võrreldes eelmise korraga ja ma tean, et mõned teist on nagu tulnud siia nagu eelmise küberpöörde kogemusega, on siis see, et neid teekaarte RIA eksperdid enam ei valideeri, ei vaata üle. Siin on nagu väga konkreetne selline teema selle tõttu, et kuna ainult küberturvalisuse seaduse subjektid seda saavad siis taodelda, siis ühel hetkel võib juhtuda, et Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalvetiim tuleb vaatama üle, et mida teil on seal tehtud, kuidas teil on metoodika implementeeritud ja nii edasi. Ehk siis, et meie ei hakka vaatama seda nii-öelda üle, kuidas teie olete oma teenusepakkujaga oma koostööd teinud, kes teeb paremini, kes ei tee nii-öelda, kes teeb
kes teeb ühtemoodi, kes teeb teistmoodi, eks ju. Ja et kuna teie peate olema siis nagu ka need subjektid, keda Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalve siis ühel hetkel võib ka kontrollida, et siis meie neid üle vaatama ei hakka. Seega kokkuvõttes on siis niipidi, et teie, kui te olete need taotlejad, siis nagu ma ütlesin, et esimese hooga peaksite endast nagu märku andma. Kui te olete seda juba teinud, siis järgmisel hetkel leidke endale üks teenusepakkuja ja teenusepakkujalt küsige siis RIA metoodika alusel teenust ja et siis edasine on juba sihuke kahe organisatsiooni omavaheline planeerimine, elluviimine ja siis saate EIS-ile esitada taotluse ja et siis kogu see asi liigub edasi. Kogu ülejäänud selle nagu toetusmeetme korralduse ja nende otsuste puhul saab teid aidata Justiits-Digiministeerium ja siis kahtlemata ka Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus, kes aitab teid tehniliselt ka taodelda ja et läbi arutada, et kus juhtuma peaks. Meie omalt poolt saame veel pakkuda millalgi lähiajal teenusepakkujatele eraldi infotundi, kus me räägime natukene detailsemalt võib-olla sellest metoodikast. Selle jaoks me võtame ühendust teenusepakkujatega eraldi ja saadame teile mingisuguse kutse mingisugusel hetkel, kui teid huvitab see siis ka, et ja kahtlemata EIS-i koduleheküljele lähevad need järgmise infotunni küsimus ka laiali, kui see tulemus on. Ma olen valmis kahtlemata valmis vastama teie küsimustele, kui teil neid praegu siin on. Ja suured tänud, Lauri, sa võtsid selle asja nii kenasti kokku. Ma lihtsalt näitaksin, kuna ma ei jõudnud sulle anda õigusi midagi jagada, aga ma näitan siis, kus seda metoodikat näeb, et kõik saaksid tutvuda. Meil on olemas siis, võib-olla olete nagu näinud, küberturvalisuse veebileht infoga. Ja siin on kõigepealt, et siis kelle jaoks see mõeldud on, need samad viited ja mida me täna nagu infotunnis rääkisime, peamised toetatavad tegevused ja siin on siis need kaks taotlusvooruga eraldi ära toodud, küberturbe teekaardid koostamise taotlusvoor ja teine taotlusvoor, kui klõpsate lahti, siis on auditeerimise taotlusvoor. Viited metoodikale on mitmes kohas ja metoodika fail on siis üleval. Et seda leiab siis näiteks siit leiab üles, siis on see siin lehe lõpus eraldi saki all metoodika ja ka vastav näidis, et sellega saab siis eelnevalt tutvuda. Samuti on siin kontaktide ühendused. Meie esmane kontakt on klienditeenindus, kes on vastavalt ka koolitatud ja alati pöörduvad, kui neil on vaja lisainfot, siis abi saamiseks meie tiimi poole. Et siin on ka täpsemalt kirjeldatud klassifikaatorid ja kõik need muud nõuded, et millest me siis täna nagu rääkisime, aga ikka ostumenetlusest ja muudest asjadest, et see on nagu võimalus siis rohkem nagu infot saada. Tänan kõiki osalemast, vaatame chatis veel sinna teenuspakkujana sinna nimekirja. EIS-i lehel seda lisada ei saa, et see nimekiri on see, et te peate olema küberturvalisuse seaduse uus subjekt, et teile peavad need nõuded hakkama kehtima selle aasta algusest. Need lingid, et mille järgi seda nüüd hakata vaatama, on meil kodulehel olemas. Ja see nimekiri meie EIS-ina seda ei koosta, te peate ise ennast registreerima Riigi Infosüsteemide Ametis. Meieni jõuab see info läbi nende, et kui meile tuleb taotlus sisse, siis me kontrollime, kas taotleja on selles nimekirjas ja kui on selles nimekirjas, siis toimetame sellega edasi. Teenusekaardi teepakkujaid, et
meil ei ole sellist listi üleval ja see on nagu kaalutletud otsus, et me ei saaks lihtsalt panna üles ilma hanketa teenuse osutajate nimekirja ja see on Riigi Tugiteenuste Keskusega arutatud, seda on pikalt, et kui me paneme üles mingisuguse listi, siis me anname põhjendamatu turueelise teatud teenusepakkujatele. Et kahjuks meil sellist listi ei ole võimalik panna üles. Nii, ja ma vaatan, kas midagi veel on. Ja, siin on lisatud link, et kes need audiitorid on, et ma arvan, et seda me võiksime küll võib-olla oma kodulehel ka jagada. Aitäh selle eest. Aga tänud osalemast ja tänud kannatlikkuse eest ja vabandused veel kord, aga esitus siis läheb veebi ja kõik küsimused on siis teretulnud, et me saaksime sujuvalt toetuse avada ja sellega ka edasi minna. Aitäh kõigile!